Nii, tere hommikust. Ongi käes järgmise päeva hommik. Alustame väikese jooksuga ja siis hakkamegi liikuma Kaikuura poole, kuhu läheme Vaala vaatlusele. Ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Ja järgmisel päeval plaanime ronida, mis mägi see nüüd oligi, Mount Stokesi otsa, kust peaks olema väga-väga hea vaade ja mis on 1200 meetrit kõrge. Et vaatame, kuidas sellega hakkuma saame. Selles vlogis võib-olla näete ka rohkem seda, kuidas me oleme füüsiliselt aktiivsed, sellepärast et me üritame jälle saada ennast väga korraliku selle rütmi peale. Me tegime enne ka tegelikult arvestavas koguses trenni, selline säilitus või käisime CrossFitis, me väga ei filminud seda kahjuks. Vahepeal mõned üksikud klipid, aga äkki nüüd võtame teid rohkem kaasa, sest meil on rohkem aega ja võib-olla on rohkem meeles. Morning well started. Ja pärast jooksu, kiire, pitsa. Ikka hommikusöök. Tulime tegelikult sellisele marketile. Laadale. Neil on iga pühapäev on sellised marketid päris paljudes kohtades. Me käisime eelmine kord ka Riccarton marketil. Me käisime, täna oleme ka Riccarton marketil, aga see on vist vanem market ja see, kus me eelmine kord käisime, oli uuem. Nii et jälle meie jaoks midagi uut ja põnev. Saame ruttu kiiret süüa ja siis me peame kiiret teele asuma, sest vaalad ootavad. Väike vahepeatus. Kaikuurasse on pikk tee, paneme vaagi täis. Ja paarsada kilomeetrit sõidame nüüd sinna poole. Lubasin suure suuga, et täna tuleb äge asjad ja äge päev. Ja ma ei tea, kas saab üldse midagi uusmeremaalikumat veel olla, et asjad ei ole canceldatud. 15 minutit enne check-in'i või kui kohale pead jõudma. Natukene frustreeritud. Hannese langevarjuhüpe on 2 korda canceldatud täpselt enne selle toimumist. Täna on meil mega ilus ilm. Meie vaalavaatlus canceldati 15 minutit enne. Tegelikult sai kirjas, et jõua 15 minutit enne check-in'i kohale. Me jõudsime ja täpselt siis tuli meile sõnum umbes, et see on cancelled. Mega ilus ilm. Ja sellepärast see Vaalu ei ole täna hommikused 2 tuuri, enne Vaalu ja siis nad ei tahavad sulle raha tagasi maksta, sellepärast et kui sa Vaalu ei näe, siis on 80% refund. Ja nad pigem ei lähe siis nagu vee peale. Nii et ei läinud õnneks. Seal pakuti mingi põhimõttes minu mõistes oli see kallim tuur, et nad viivad sind vee peale, sa näed mingi delfiine, mingi albatrosse ja mingeid hülgeid on ju. Ja see on pool sellest hinnast, mis meie maksime. Eks mingi raha oleks nagu tagasi saanud, aga kui sa vaalavaatluse Vaalu ei näe ja sa näed neid kõiki teisi loomi, siis sa saad 80% raha tagasi, nii et ei ole väga aus stiil minu meelest. Ehk siis me võtsime jälle refundi ja mõtleme, mida me edasi teeme. Tegevust on, aga näeme. Kurb ikka. Jep. Nii et kui kunagi Uus-Meremaa tulete, siis palun arvestage sellega.
sa ei saa minna kunagi kuhugile mingi aja peale. Et davai, et ma lähen käin sealt läbi ja siis lähen teen seda. Seepärast kõik on canceldatud alati. Peaaegu. Praegu sõidame siin mööda rannikut. Ja siin rannikul on sellised kaljud ja kõik, kuhu vähegi saab auto panna, on autosid täis ja inimesed on nende kalipsodes ja snorgeldamise asjadega vee sees ja vaatavad sinna midagi, et ma ei tea, mis nad siit otsivad, et kas sinna mingi üritus või otsivad mingit karpe või mingid paadid on ka, jah, et ühel vennal oli see harpuun oli ka käe otsas. Et väga huvitav, et ei ole siin kõik Kuuras varem sellist asja näinud, et kõik kohad on snorgeldajaid täis kaljude vahel. Jõudsime nüüd lõpuks jõusaali. Oleme ausalt öeldes väga pettunud, et meie see vaalavaatlus-tuur jäi ära, sest see oli üks asi, mida me tahtsime kohe kindlasti teha. Aga ei tea, mille jaoks hea ja võib-olla see oli hea, sellepärast me täna päris kiire me oleks jõudnud oma arvatavast ööbimispaika, mida me isegi veel täpselt ei tea, sellepärast, et vahepeal olid nüüd üleujutused ja võib-olla need teed on üle ujutanud ja ei ole neid teesid enam alles. Ja me peame vaatama, me oleks jõudnud sinna päris hilja öösel muidu või mitte öösel pimedas lihtsalt, sest praegu läheb meil kella 6 aeg juba umbes pimedaks. Ja me oleks suht hilja jõudnud ja siis võib-olla ongi hea, et jäi ära. Kuna me tahame nagunii veel väga palju reisida, siis küll me kunagi veel Nevalu ka näeme. Ja tulime jõusaali, mis oli nagu alguses plaanis, aga siis mõtlesime, võib-olla ikkagi ei jõua, aga teeme oma kiire trenni siis. Loodetavasti homme saame ilusti matkata. Tulime sööma õhtus siis ühte tai söögikohta. Nägime kahte väga huvitavat magustvõitu ka. Ave, mis sa sööd? Mul on jäätis, mis on fritüüritud. Fritüüritud jäätis. See on selline. Ma üritan seda siin, maadlen sellega. Vaadake seda imet. Ümber on siis mingi taigna moodi asi ja sees on jäätis. Nii. Ja see on täiesti ära, sul on veits on, aga mitte täiesti. Just, see minul on praetud šokolaad. Siis ka paneering ümber šokolaadil. Päris maitsev on mul vähemalt. Ja enne mina tellisin Tom Yummi suppi, mis oli lausa väga maitsev ja mis sina tellisid? Stir fried mingi, selline nii on nuudlid, köögiviljad ja ja riisi kõrva. Väga mõnus söögikoht. Nii, ja käes on õhtu. Auto alla. Ja meie siin valmistume siis homseks mäe vallutamiseks. Kommi. Et oleks ikka head kraami selleks. Nagu oleks mingi hullud mägironijad. Tegelikult ei ole. Aga see on hea vabandus, miks kommi siia. See on ame lemmik tegevus. Kommi süüa. No, väljas on pime. Oleme kuskil päris meie jaoks on ju. Vabandust, see on sööst. Ja ööbimispaiga ees on see silt. Tegelikult juba poole tee peal me saime aru, et see, kuhu me tahame minna, ei saa minna sinna sellepärast, et eile me küll üritasime aru saada, mis teed on kinni. Me nagu teadsime, et mingid teed on kinni, aga tahtsime teada, mis teed täpselt on kinni. Ja kuidas siis seda on siis valel pool teed. Aga jah, siis
jõudsime lõpuks siia ja see pidi nagu lähemal olema, mõtlesin okei, see äkki ei ole kinni siis, aga tuli välja, et on ikkagi kinni. Võtsime uue ööbimispaiga ja mõtleme homseks uusi plaane. Me oleme nii hästi ette valmistanud. Vabandust see kaamera kvaliteedi eest, aga me jõudsime oma ööbimiskohta ja mul pole kunagi ennast palju mugavamalt olnud kui praegu. Mõtleks, et see on kõige mugavam moodi. Valetan teile. Meil on autod täiesti näite valgus sinna taha. Laeni täis. Me lõpuks lihtsalt viskasime sinna ja ma ei tea, nagu näete, siis magame niimoodi, lõugonnast rinda ja vanus maksma piga selle eest. Maksma piga, jah, kurat. Muidu keegi tuleb vaja pöösil ülesse ja internet ka siin kõige parem pole ja nagu te nägite, siis koht, kuhu me pidime minema, on kinni, nii et me peame endale uue trajektoori leidma, aga internet ei tööta. No nii, ja käes on hommikul 7. Öö oli võrdlemisi raske, sest jalgu ei saanud sirutada kordagi normaalselt. Aga lõpuks õnneks jäime magama enam-vähem. Ja oleme siukse järve ääres. Aga kahjuks hakkas nüüd paar tundi on vihma sadanud, nii et kõik mets on märg, nii et ma ei tea, kui mõnus see matkaminegi on, aga vaatame. Kui te kunagi mu telefoni leiate ja ühtegi videot uploaditud pole, siis teate, liigume ennast. Hommik käes, öö oli rahutu, võiks öelda. Võib-olla hullu, natukene sai sõba silmale ja oleme siin soundide vahel. Ütleme nii, kui me selle ära teeme, siis me oleme vist iga pool Uus-Meremaal soundides käinud. Lõunasaarel. Ja täna lähme siia jala, siis siin on selline matkarada. Ausalt öeldes see oli tegelikult see rada, kuhu me alguses pidimegi tulema, aga siis me mõtlesime ümber, et lähme mäkke ronima. Ja siin me peame lihtsalt edasi-tagasi kõndima, sest kogu rada on 71 kilomeetri pikk. See on mingi 4-päevane rada, aga me teeme ainult 1 päeva. Päike paitab põski. Ja teeme muffini pausi. Nii, ja jõudsime esimesse suuremasse vahepunkti. Möödunud on umbes 1,5 tundi. Oleme päris tempokalt kõndinud. Ja sellised on siin vaated. Ja siin on ka mõnus selline pinkus süüa, aveseb muffinit. Et oleks ikka energiat edasi jalutada. Piknik. Piknik, jah. Ikka piknikulaud ilusate vaadetega. Paljud sõidavad siin oma väikeste purjekatega. Nagu seal taga taustal näete.
vahelduseks natuke teistsugune tee ka, selline Rohumaa jupikene, kus oleme mingi mööda, siin on mingi värav ees, kellegi eramaahoov. Nüüd vist läheme uuesti metsa vahele. Väga põnev rada, et vaheldust jagub ikka. Ja jälle pimedas. Oleme unustanud mainida seda, et hommikul juba mingi 8-9 aeg tuli sõnum, et see praam, millega me sõidame täna, võib-olla ei sõida täna välja sellepärast, et mere või selle ookeani teeolud või siis vesi on väga rahutu. Issand, nii raske nagu otsa tõlkida või ma ei oska tõlkida üldse. Aga jah, et võib-olla need olud on nii halvad, et ei saa sõita. Siis lubati kell 11 update'iti ja öeldi kell 12 aeg kirjutati uuesti, et ikka veel ei saa midagi öelda, vaata, kas on ohutu või ei ole. Kell on, ma ei tea, palju on kell, hakkab äkki 2 saama või midagi sellist. Ja siiamaani pole nagu meie seda update'i uuesti tulnud. Me nii loodame, et me saame, sellepärast, et meil on ka ööbimine pandud Wellingtoni. Ja meie öö nagu ei olnud kõige paremini autos, ehk siis tahaks nagu kindlalt saada üle, aga ei tea. Ja ma olen natukene mures sellepärast, nii et eks te näete seda kohe, aga meie jaoks see aeg on igavik. Nii et ma ei tea, kui me üle ei saa, mida me teeme siis. Nii et ootame, näeme, meil veel matk kestab. Tulime just mingist mülkast läbi. Rada läks väga kitsaks. Oh my God. Takistused on ees. Aga ületame need. Rada läks korra põnevaks ka. Nii, leidsime ka taaskord ilusad kõrged sõnajalad. Need ei ole puud, vaid need on sellised pirakad taimed. Ja siin mööda mudast rada läheme aista edasi mingi paar tundi on möödas. 7 kilomeetrit oleme jõudnud edasi juba. Tempo on siuke paras. Natuke üles alla. Libega kohati. Aga täitsa mõnus ja huvitav rada. Tundub, et kõik läheb õnneks ja saame ikkagi praami peale. Vähemalt praegu nii tundub. Kohe saame check-in'i loodetavasti. Me oleme istunud autos juba mingi 2,5 tundi või midagi sellist. Rohkem isegi. Sellepärast, et meil check-in pandi kinni 6.15, siis praam pidi välja sõitma 7.15 ja siis lükati veel edasi, et 8:30. Ja nüüd on kell 8:30 ja me pole ikka veel praami peal. Ja ainukesed autod, mis liiguvad, on mingi rekkad, mis tulevad ka lampi kuskilt vahepeal, et juurde tuleb ja siis need on kadunud. Nii et ja praam sõidab meil 3 tundi või? 3 tundi ja 40 minutit. Midagi sellist. Nii et kui me hakkame sõitma, siis me jõuame järgmine päev sinna ja mingi öösel. Aga peaasi me saame üle täna, palun nagu. Tüütu.